Igal argipäeva hommikul lähevad Linn ja Patrik kooli. Sellisesse päris tavalisse kooli, kus käivad kõik ümbruskonna lapsed. Ainult silt klassi uksel on mõneti teistsugune ja lapsi klassis vähe. Niinimetatud integreeritud õpe on kuningriigi koolides täna pigem rutiin kui erand, mida ka terved lapsed kõigiti loomulikult võtvad. Perhaps they look and nothing more. So we think it works very, very good. Nii Linn kui Patrik on kaasasündinud ajukahjustusega autistid, kellega suhtlemine on õpetajatele väga tõsine ja väsitav töö. Õpetajad, kasvatajad, treenerid ei varjagi seda. Ometi pole neil süsteemile vähimatki ette heita, sest töötajaid on nagu raba. Linni ja Patriku tunniplaanis on ühel päris tavalisel kolmapäeval 3 tundi. Neist igaüks kõige rohkem pool tundi pikk. Erand on lõunavahetund, milleks kulub nii puuetega kui puueteta lastel koguni 3/4 tund. Õppetundi protokollib töötaja, kes kõik lapse nähtavad ja vähem nähtavad arengujooned kirja paneb. Et kõige keerukam on lapsi suhtlema õpetada, on igasugune keeleline tegevus selgelt esikohal. If she wants something, she makes a sentence, milk, and put it in our hand and say, jag vill ha mjölk. Do you understand? Patrik näeb, kuid ei mõista alati, mida ta näeb ja mis selle pildiga peale hakata. Peale erakordse püsimatuse ja tähelepanu hägususe on mures ikka Linniga. She reads, but she's not always understand what she reads. Kõik need vead tähendavad ohtraid lisamaterjale ja inimressurssi. Teises tunnis tuleb hooldajail Linni ja Patrikut võimlas painutada ja väänata. Niipea kui üks töötajast väsib, asub asemele teine. Nii Linni kui Patriku õpetamisele kulutab Rootsi riik mitusada 000 Rootsi krooni aastas. Kui palju täpselt, jääb koolidirektor Mats täpse vastuse võlgu. Mis teeb puuetega laste õpetamise nii kalliks? Eeskätt personal. Teises, päris tavalises klassis toimub tund 3 kergema vaimupuudega lapsele. Iga lapse kõrval personaalse hooldaja või sotsiaaltöötaja rollis täiskasvanu. Viimased teevad kaasa kõik, mis lapsedki, et kõigiti nende tuju tõsta ja õpihimu sisendada. Õpetaja täiskasvanutest välja ei tee, koondades kogu tähelepanu lapsele. Lauldakse ka kõrvalklassis, sealgi on hooldaja laste keskel koha sisse võtnud. Teistes kooliruumidest eemal eraldi hoones tegelevad oma hoolealustega sotsiaaltöötajad Ulrika ja Martina. Nende töö on emotsionaalselt raskem, sest neil tuleb turgutada liitpuuetega lapsi, kelle oskused ja võimed kalduvad piirduma üksikute reaktsioonide ja liigutustega. Ka kõige sandima võimekuspagasiga maailma sündinud laste tarvis on Rootsi riik muretsenud spetsiaalseid arvuteid ja lõpmatu hulga mänguasju, meditsiinilistest vahenditest rääkimata. Selles majas on igal lapsel juba mitu hooldajat, kasvatajat, treenerit ja õpetajat. Liitpuudega ja tõsise ajukahjustusega lastele kulutab Rootsi riik lisaks veel 100 000 kuninglikke kroone. Linni ja Patriku vanematel on võimalik ühel nädalal kuus tuua lapsed ühte äärelinna ja Ridamaja korterisse, kus laste eest hoolitseb taas mitu selleks palgatud inimest.
Olgu lisatud, et muuhulgas on puuetega laste vanemail õigus kutsuda sisuliselt mis tahes tunnil lapse juurde sotsiaaltöötaja, kes riigi kulul mähkmeid vahetab, süüa teeb ja hoolealuse magama laulab. Perel ei ole riigi võimsa toetuste poliitika tõttu vähimatki põhjust raske puudega lapsest loobumisele mõeldagi. Sel nädalal on linn üks neist 6–8 lapsest, kes terveks nädalaks, nii pärastlõunaks kui ööks Klukenisse jääb. Enne kui linn selles majas sõbraks saanud hooldajatega rääkima hakkab, jookseb ta majas mitu ajutut ringi ja saab lõpuks kakaoküpsise. Muidugi ainult neil tingimustel, mis kooliski. Linn, vad har du gjort i skolan idag? That's a very important part of it. And that's the beginning of communication. Klukeni taolised vaimupuudega laste ajutised kodud on igas Rootsi linnas. Ikka selleks, et lapsed võimalikult täisväärtusliku elukvaliteedi saavutaksid. Linni spetsiifiline kasvatamine algas 6-aastaselt. Alles 6-selt, kordab Klukeni juhataja Susan, ja peab seda tõika häbiks riigi sotsiaalsüsteemile. But that was a bit too late. It's better if you can start very, very early. Valdavalt eramajadest koosnevas Enköpingi väikelinnas on ka kvartali jagu korrusmaju. Neis majades elavad inimesed ei ole aga kõik päris tavalised inimesed. Teiste vähem tavaliste elanike seas elab ühe maja esimese korruse 2-toalises korteris vaimupuudega mees Janne, kes on pidevalt sotsiaaltöötajate hoole all. Janne ei ole ainus. So there are 6 persons, all of them have their own apartment. Janne saatuse kaaslasi on lähikonnas tegelikult hulga rohkem. Hommikuti neil aga ainult ühe ja sama koridori peal teineteist siiski tervitada ei tule. Kirjutamata seadusena on välja kujunenud, et ühes poolperekonnas on 5 või 6 hoolealust, keda toetab 2 sotsiaaltöötajat. And they live in different of those houses. Not everyone lives here. Üks korter korrusmajas on ainuüksi sotsiaaltöötajate päralt. Korter on suur ja mugav, varustatud kõige eluks ja mõnulemiseks vajalikuga. Töötajad aga vahetuvad tihti. Ühelgi neist ei tule seda korterit oma teiseks koduks nimetada. Enamasti tähendab sotsiaaltöötajate töö selles majas rahulikku jõudeaega. Vahete vahel lähevad hoolealused aga üle kätte. Someone that hits the window and says, I'm going to come in and kill you. Things like that. It is true. No. Läbinisti rõõmsa olemisega Jannest on korrarikkumisi raske arvata. Ometi on neid temagi hingel. Sotsiaaltöötajad väidavad, et teised majaelanikud on kõige sellega harjunud ega tee üksikutest seiklustest numbrit. Jannel on suur unistus. Unistuse nimi on uus elektrikitarr, mis maksab 7900 kohalikku krooni. Iga kuu saab Janne riigilt 8000 Rootsi krooni pensioni. Tegelikult Janne seda raha ei näe, sest riik arvab summast maha ka maksud. Järele jääb 5500 krooni. Korterile kulutab Janne 2000 krooni. Suur osa ülejäägist kulub toidule. Iga nädal võtab Elvise hull Janne siiski 100 näppu ja läheb ühes sotsiaaltöötajaga panka kitarrifondi paisutama. Aga vahete vahel kaob raha ära enne, kui mees isegi asjast aru saab. Ja see on tavaline probleem. Muide, ka päris tavalise Rootsi sotsiaaltöötaja palk ei võimalda uhket maja osta ja autot liisida. Sellegi poolest saab sotsiaaltöötaja 11 000 Rootsi krooni suurust palka päris palju mehi. A4 tutvus põgusalt Martiniga, kellest sai sotsiaaltöötaja pärast praegusest tüki tulusama ehitustöö kaotus. Pärast ümberõpet on raha vähem ja aega üle aru. Nagu mees ise tunnistab, ei ole tal päevaga justkui midagi peale hakata, sest tema hoolealused olevat rahulikud. Üks neist, 80-aastane Nisse, elab oma tillukeses korteris juba 21 õndsat aastat ehk korteri valmimisest saati. Muresid on temaga vähe, kui üldse. Kui sotsiaaltöötajad välja arvata, ei käi külalisi Nissel just liiga tihti. Han är fotograf, den här killen. Han är fotograf.
Ja ometi teeb vana mees ka jõudumööda tööd, mille produktid on parasjagu laual laiali. Head aega. Head aega. Rootsi riik püüab vaimuhaigusega last kasvatada päris tavaliseks inimeseks, kes võtab igapäeva loomuliku osana ka tööd. Tööd, mida vaimupuudega inimestele jagada saab, ei ole muidugi palju ja sellega on hädas ka Rootsi. Kaamerate vatitupsude pakendamine, triipkoodide liimimine, auto esmaabikarpide komplekteerimine, lillede tikkimine, padjatarbeks vahtkummi murendamine. Töö seegi. Näiliselt riigile tulu toovad vaimupuudega töölised ei tee seda siiski mitte. Selleks on nende panus liiga tagasihoidlik ja töökoha maksumusele kulutatud summad liiga suured. Peale selle jälgib nende töid tegemisi pidevalt mitu silmapaari, kas või selleks, et välistada ootamatuid meelesööste. Nemadki tahavad raha. Töö vähesest tulususest annab vaimuga orienteeruv kuutasu, mis enamasti jääb alla 1000 Rootsi krooni ja seda rikkas Rootsi riigis. Kuid vaimupuudega inimeste töö eesmärk ei olegi riigikassa täitmine, vaid neile kasuliku tegevuse pakkumine. Igale täiskasvanule koostatakse personaalne eesmärgistik, mis on paberil kujutatud trepina. Seda mööda tasahilju astudes jääb ka töötajaile endile arusaam üha keerukamate tippude vallutamisest. Igal kolmapäeva õhtul saab suurem jagu kogu linna vaimupuudega inimestest kokku ühes äärelinna majas, mis on ühtlasi poolkoduks kõige raskematele ehk liitpuuetega patsientidele. Kogunemise ainus põhjus on kontsert, millest võivad osa võtta vaid hoolealused ise. Paljudest muidugi lauljaid ei ole. Kes aga vähegi kontaktivõimeline, saab lüüa kas või trummi. Plokkflöödisoolo on juba haruldasem. Etteastujad on eestvedajaile teada. Nii on igal kolmapäeva õhtul ette teada ka emotsionaalseimad numbrid. Lauluõhtu kestab veidi üle tunni ja selle lõpetab vägev ühislaul. Küllap magama heites esinejad tunnevad, et on millegi poolest selles ilmas siiski vajalik.